See oli umbes nagu me täna ütleks, et varsti me kõik hakkame kuu peal puhkamas käima. No siis meie rabelesime ka, et enne neid jõuda, nii et me olime ikkagi esimesed. Ja ta pakkus selle 0,8 eest 3-toalist korterit ja siis sa pärast ei. Põhimõtteliselt Eestis ei kehtinud kiiruspiirangut. Sõitsin kogu aeg nii kiiresti, kui julgust oli. Esimene Saksamaa reis ma olin 17. Juhiluba ei olnud. Teppes kui see on päris hea või? See väga hea. Maffiate värk veel oli siuke. Autode vargused olid meeletuud, eks ole ju. Oligi võimalik võib-olla siukse autoga sõita siis, kui sa oled Meelis Lao. Ja siis läksin, pidid talle ujuma ja tulin välja ja oli kapi kallal käidud ja võtmed läinud ja autoga läinud. Ta arvas, et Peep on mingi maffiamees, sellepärast, et keegi ei sõitnud ju toona vaata selliste autodega on ju. Näitab mulle paberid, nagu paberitükk ja kirjas minu autonumber. Selle auto nagu, et me peame õhku laskma. Aga mul jah, üks niisugune kaustik, et kus ma siis, kui ma mingit autot nagu nägin, tahtsin nagu siis ära nii-öelda konspekteerida, et palju need autot see on. Kuidas tollal tuuningut tehti? Pidid minema mitmekordse Nõukogude Liidu meistri juurde.